Hei! Ciao! Tere tulemast siis meie Lapimaa talvematka vlogi. Lõpuks oleme siin, aga me oleme siin olnud juba 2 päeva. Ja me oleme mõned päevad siin juba olnud tegelikult. Ja meie tulek siia oli pikk, venis veel pikemaks, kui me arvasime. Sellepärast, et meil oli räigelt libe teedel, nüüd lõpus eriti. Et sõitsime hästi aeglaselt ja siis lõpuks täitsa loobusime sõitmisest ja läksime autosse magama. Ja ööbisime 2 esimest ööd siis autos. Ja miks keegi teine ei libisnud ja meie libisnud? Mida sa filmid ma näen? Ei jõua kohale, jõua, töö. Nii libe on. Kas sa oled mures natuke? Ma ei tea. Oleks pidanud lennukiga tulema Hans. Ja lennukilt maha ja kohe kelgud selga ja tiputapa. Ei mingit auto. Kuidagi libedad on need teeolud. Väga libedad. Siin on 80 alad ka, aga me reaalselt ei sõitnud ise 80-ga enam mitte 70-ga. Ja kõige haigem on see, et mingid rekkad kõik lasid elu kiiresti seal. Ja mingi sotid ja meie siis. ei püsi tee peal lihtsalt. Ja siis lõpuks oli see, et me ei sõitnud isegi mitte 70-ga enam, me sõitsime 50-ga. Nüüd kui lihtsalt nii libedaks läks, siis tundus, et nagu mida me siin ukerdama, et äkki homme hommikul on teeolud paremad. Aga ta ei. Ja teise öö püsime ka autos sellepärast, et me jõudsime siia pimedas. Me alguses pakkisime asjad küll ära kelku, et davai, hakkame õhtul pimedas matkama. Aga siis meile tuli üks inimene vastu siit ja ütles, et siin on hästi tuiskab ja tormine ja olge ettevaatlikud. Ja siis me kõndisime 800 meetrit ära ja tulime tagasi autosse magama. Ja siis esimese nii-öelda päris päeva olime Riisitunturis, siis telkisime, väljas oli -20 kraadi. Ja hommikul ärkasime, oli -25. Ja sellel ööl olid ka virmalised. Ja mina nägin oma esimesed virmalised ära. Ja. Et see oli päris vinge. Ei saa! See on reaalselt nii ebamaine, kui ilus see on. Retsilt ilus on ikka. See on reaalselt maailma kõige ilusam koht, kus ma käinud olen. Ja mida ma näinud olen. See on retsilt ilus ikka. Me jäämegi siia. Bye! Pidime just siin õhtust sööma hakkama. Ja siis ma vaatasin veel selja taha, et virmaline on väljas. Nii et Kätu tuleb ka kohe vaatama oma esimese virmalise ära. Perlahe. Siin selja taga on madal kaar, et telefon ei püüa seda kinni, aga eks me kaameraga filmime ka mõned kaadrid, et teile näidata. Ja pilti saab iPhone'iga väga hästi virmalisest teha. Siin on siis kaar. Mis Kätu teeb? Minu esimene virmaline. Mis sa näed seal? Väga suurt midagi. Ma ei näe nagu värvilt, ei näe, et ta roheline oleks. Hästi õrnalt on midagi. Siin ongi olnud tegelikult lubanud juba mitu päeva hästi tugevat virmaliste mängu. On olnud pilves, täna öösel pidi tegelikult olema ka mega tugev virmaline, aga oli pilves. Ja sadas täiega tulnud. Ja selle virmaliste pildistamise osas ka nii palju, et ühte timelapsida siin taustal näete ka. Algul oli kerge virmaline, mõned pildid sai tehtud, siis kuna läks pilve ära, siis ma jätsin kaamera timelapsima. Igaks juhuks, et äkki läheb nagu selgemaks ja tuleb tugevam virmaline. Ja siis läksin ise telki tagasi. Me olime telgis, tegime story'si, esimese õhtu story'si siis Instasse. Ja sel ajal oli väljas täiega virmaline. Mega tugev virmalise nagu mäng käis korra üle. Ja kui me välja vaatasime, mida asja, nii tugev virmaline. Aga tegelikult enne oli veel tugevam olnud. Esimese ööbisime ühes Ferrino sellises mägimatkamise telgis, mille me laenasime matkaspordilt. Meil ei ole endal head. Meil on endal 3 hooajad. Meil ei ole head talvetelki, aga
me saime ka Fjellilt tegelikult laenata ühte talvist tunneltelki. Jah, siis me tahame ära proovida, kuna meie järgmine telk arvatavasti on Fjelli telk. Ja me tahaks endal samasugust tunneltelki saada. Me katsetame ära nüüd külmas siin. Aga kuna me ei olnud kindlad, et millal ja kui kiiresti see telk kohal jõuab, siis nüüd ongi see olukord, et meil oli nagu 2 telki. Aga siis eile me käisime Rugal telgil järgi. Sellepärast me Riisitunturis korraga ära tulime. Eile, kui me Rugal ära käisime, siis läksime veel ka Müllokoski või Müllikoski juurde. Ööbisime jälle seal autos ja siis täna hommikul käisime seal. Vaatasime selle ikoonilise koha üle. Ei olnud nii lumine kui piltidel, aga ilus oli ikka. Ja. Nüüd oleme tulnud süüksesse kohta nagu Müllikoski. Siin on selline vinge kärestikune jõgi ja vist mingid sellised hütikesed, mida hästi palju pildistatakse. Ja seda ka, et värske lumi on peale sadanud. Need trepid on mega libedad. Näete, kus Käitu sealt läheb. Aga nüüd, kui 2 esimest päeva on kokku võetud, püüame vlogiga ka aktiivsemalt tegeleda, teid rohkem kaasas hoida. Ja praegu siis asume uuesti Riisitunturi teele. Näeme siis juba kuskil üleval. Tormi käes. Seal üleval võib-olla ei tahagi telefoni välja võtta, aga näeme varsti. Joogiks on meil kaasas sellised Priimuse termopudelid. Nad ei ole full termosed. Et meil on ka kaasas üks väga soe Priimuse termos, mis hoiab kauem vett soojas, aga kuna meil oli autost võtta ainult külma vett, siuke kergelt jäetud, siis me peame iga natukese aja tagant joogipausi tegema. Sest võib-olla on näha, aga kergelt jäetub. Jooma peab väikeste lonksudega tihedalt, mitte pika aja peale ei joo ja siis jood palju seda külma vett, et külma vett tuleb juua väikeste lonksudega. Ma ei tea, kui te küsite, kui paks on siin lumi, siis, ja miks me ainult räätsedega käime, siis ma ütleks, et see on ikkagi korralikult üle meetri. Seni, kuni ma siin süüa valmistasin ja auku kaevasin, tegi Käitu olemise mõnusaks. Nüüd on siin väga mõnus olla. Saan ka sooja minna. Ja by the way, vaadake, kui ränk tuul on. Loodame, et Tessa korra kohta sai telk piisalt hästi üles pandud. Päeva parim osa, taktikali õhtusöök. See on reaalselt maailma parim toit. Nagu, ma ei tea, kas kodus annab nii head toitu teha, kui see on nii hea lihtsalt. Aitäh, head ise. Uus hommik. Uus hommik, kuna täna on väga tuisune ilm, siis ülemäära just välja minna ei taha ja seetõttu võib-olla ongi hea näidata, et mis meid siin telgis soojas hoiab ja tänu millele meil niivõrd soe magada on. Alustame sellest suurest magamiskotist. Siin on ka võimalik käed välja panna, kui sa siin mõnusalt juba sees oled, tahad midagi teha, toimetada, siis saad keha ilusti soojas hoida. Ja magama minnes. Ja, magama minnes tõmbad need avaused kinni. Ja käed sisse. Ja sõnaga. See on siis Fjellraven Polar -30. Ehk see on kõige soojem Fjelli magamiskott sulgedest. Nii ja minul on täpselt see sama magamiskott siis. Ja siin on peal kohe kirjas ka, et naistel on mugavustemperatuur -20. Ehk kui mina olen -30-ga sellega, siis mul
võib veidi äkki jahe hakata, ei tea, meil ei ole täitsa -30 toonud, kuigi esimene öö oli ju. Ikka viskas mingi -26, aga mul oli väga soe olla. Limit menn on -30, ehk sul on -30-ga peaks meestel olema täitsa timm. Kõige külmem temperatuur, mida selle magamiskotiga kannatab, ma ei tea, kui soe just on, aga on -54 kraadi. Üks selline huvitav asi veel on magamiskoti lina, et see käib magamiskoti sisse, et kaitsta siis magamiskotti määrdumise eest näiteks. Osad magamiskoti linad on soojemad, meil on lihtsalt tavaline. Miks seda vaja on? Ongi sellepärast, et suure magamiskotti ei saa pesta. Ainus viis seda magamiskotti puhastada on see, et viia ta välja tuulduma siis. Ja ongi kogu lugu. Näitan, kui ilusti nad ära on pakitud. Et kõigepealt on ta, läheb sellisesse kotti, riidest kotti. Ja siis natukene pressimist. Ja siis ta läheb sellisesse veekindlasse kotti, mille saab ülevalt ilusti kinni panna. Ja niimoodi nad meil kelgus ka on, lihtsalt paljalt. Üldse sule ja joped ja sule magamiskotid, et neid tasuks alati hoiustada. Kas lahtiselt oleks kõige ideaalsam või siis nagu kotis, kus nad saaksid veits nagu suuremalt olla, et see ei pressiks kogu aeg kokku neid. Nüüd näitame veits sooja pesu, mis meil seljas on, et see jope ja see jope ei ole magamiseks, et ma olen praegu telgis, niimoodi on mugav olla. Aga jällegi, termoveevi soe pesu on mul siin all. Ma tahan näidata sisse ka, milline see on hästi pehme süüke. Et see on väga-väga soe pesu. Ma ei tea, kas on näha, süükest hästi pehme kihikene. Et on veits süüke nagu paksem. Pika varukaga, et ta on veits suurem mulle, et siis on sooja lõhul ruumi seal all olla. Siis siin all on mul veel Merino villast spordirinnahoidja. Akliima oli vist matkaspordist ostetud. 3-1 termoveevi, väga-väga soojapesupüksid, et need on tõesti nagu mitmekihilised siuksed. Ja siis sokid on ka siuksed paksud Akliima matkaspordist. Ja nendega ma siis magan. Matkamiseks ka, mida ma hoian magamiskoti sees. Et kui me nüüd liikuma hakkame, siis on veits õhem termoveevi soepesu. See on siuke pikema kraega lukuga. Ja on ka siuke 2-kihiline. 6 päeva pesemata pea. Pole hullu. Ma näitan ka oma soojapesu. Mina magan siis selle termoveevi 3-1 pika varukatega särgiga ja samasugused soojapesupüksid on mul jalas. Siis matkamiseks kasutan, vaadake, esiteks on mul siin selline veekindel kott, mis on mul kinni. Siin hoiame oma kuivi riideid. Ööseks panen ka kinni, et me kuidagi ise seda niiskust, mis me siin tekitame, et see nagu riietesse ei läheks. Ja siin on mul siis, mis nad on siin? Minu pikakäistega õhema termoveevi särgi, mis on mul matkamiseks. Pikad siis termoveevi õhemad soojapesupüksid, mis on mul samuti matkamiseks. Ja need on jällegi Merino villast, Merino villa plussidest ma olen juba varemgi rääkinud. Lühidalt mainides võib siis öelda, et erinevalt puuvillast juhib ta kehast niiskust eemale, siis ei külmetu. Samuti on... Niiskene hoiab ka sooja. Seda see tähendabki, et niiskene hoiab sooja. Haisu hoiab eemal, et higihaisu nagu ei hoia nii väga siin riiete sees. Juhib kehast eemal selle. Ja üldse on väga soe on see Merino vill, et igati väga vajalik materjal just matkamiseks. Jalas on mul täiesti tavalised villased sokid, nii et villane on väga hea. Ja kätul on selline suur 100% villane kampsun. Hästi manna. Magamiseks mul muidu on kaelas ka puff ja kuskil on müts, mis on mul peas, aga mütsi tihti pole vajagi, sest et tegelikult kui selle suure kapuutsi pähe tõmbad, magamiskoti kapuutsi, siis on väga hea soja olla. Ja kätul on selline puff. Et 2-kihiline või 2-osaline. Ja see on eriti soe. Ja selle saab siis niimoodi suu peale ette panna. Üks nipike nüüd, kuidas oleks soe olla, et magamiskott ei soojenda sind, et olgu ta kui soe tahes, vaid kõigepealt pead sina enne magamiskotti tulemist ennast soojaks saama või kui sa juba oled soe, siis roni sisse ja see magamiskott hoiab seda sooja kinni. Ehk
toimib nagu termosena. Hansule meeldiks öelda niimoodi. Mis mul hästi tihti nagu külmetavad on varbad, et varbaid on hea seal magamiskotis ka soojendada, ehk siis ma ei tea, liigutad jalgu üles-alla või kuidas iganes ja hakkab soe. Nii et saab ka magamiskotis sooja teha endale, liigutada. Ja siin üks asi veel magamiskoti valiku puhul. Tuleb vaadata, et magamiskott ei oleks liiga suur, sest kui magamiskott on liiga suur, siis su enda keha ei suuda seda magamiskotti ära soojendada. Ja seal võibki olla see, et kui sul liiga suur magamiskott, siis näiteks varbad hakkab külmetama, sest see soe õhk ei jõua sinna magamiskoti põhja. Kui need kõige külmemad tööd olid, siis mina tegin niimoodi, et panin oma sulejope veel lisaks ja jalgade peale, et oleks ekstra soe. Et see on ka üks väike nipikene, mida kasutada. Nüüd, kui me oleme hoolt kandnud oma keha eest, et meil on soe pesu seljas, hea termos keha ümber, mis hoiab meil sooja magamiskoti näol, siis on ka ülioluline, et meil oleks väga hea isolatsioon maapinnast, sest kui all on halb madrats, aga sa oled väga soojas magamiskotis, siis sa külmetad nagunii. Seega hea madrats või matt on väga olulised. Selleks kasutame me ühte matti ja ühte madratsit. See on siis Thermarest Z-Light matkaspordist ja Thermarest X-Term, Neo Air X-Term, mis on siis kõige soojem Thermaresti madrats. Miks selline matt on hea? On sellepärast, et on nagu munaresti siukse stiiliga ja hoiab lisasoojust ja siin ühel pool on ka selline soojust peegeldav või just külma ära peegeldav, sõltub kumba pidi seda kasutad, kiht. Et see on siis oluline, et soojust tagasi peegeldada. Teiseks on meil siin see madrats ja ta on siis, nagu ma ütlen, kõige soojem Thermaresti madrats, mille R-väärtus on 6,9. Thermarest annab selliseid R-väärtuseid, mis näitab siis seda, et kui külmas või kui soojas sellega magada saab. Ja 6,9 on siis äärmiselt soe, et sellega võid magada täiesti talvel, väga külmas ja lume peal. Ja lisaks on ka sellel matil R-väärtus. See oli mingi 2, vist on 2. Et ainult selle matiga talvel tegelikult magada ei anna. Ma arvan, et siis võib ikka külma hakata. Proovida võib. Kui ilmad on väga külmad, siis tegelikult üks soovitus veel, et oleks kindel, et ei hakkaks magamiskoti sees külm, on see, et võimalik võtta nii-öelda lisakütte keha magamiskoti sisse. Ja selleks kõige lihtsam on keeta õhtul vesi soojaks ja panna veepudel siis magamiskoti sisse, aga mina igaks juhuks kasutan veel ka niiskuskindlat kotti, siis tegelikult öeldakse, et sule magamiskoti sisse või üldse magamiskoti sisse ei tohiks võtta märgasi asju või niiskeid asju, sest muidu see niiskus jääb ju magamiskoti sisse. Aga veepudeli tasub ikkagi võtta, tasub kork tugevalt kinni keerata ja mina panen ta siis veel siia siuksesse trash bagi, mis on tegelikult selles mõttes veekindel, et korralikult kinni tõmmates võib olla kindel, et ikkagi niiskust siit ei eraldu. Ja teine asi, mis me hoiame alati magamiskoti sees on akud, akupangad, telefonid, igasugune elektroonika, kaamerakud, drooniakud ja drooniakud teatavasti, kui nad on alla 15 kraadi üldse tööle ei hakkagi, droon lendu ei tõuse, ehk siis need soojas hoida on väga oluline ja magamiskoti sees need püsivad ideaalselt soojas. Kuna siin riisitunturis on lumepaksus mega, siis niisama siin väga liikuda ei saa. Tuleb kasutada räätsasi. Need on MSR-i omad matkaspordist. Kõik täpsemad lingid on video all descriptionis olemas, et sealt leiate täpsemad toote nimed. Et tänu nendele räätsadele on reaalselt võimalik siin liikuda. Lisaks räätsadele kasutame ka selliseid asju nagu gaiterid või siis säärised. Need käivad niimoodi püksi peale ja neil on siin kenasti näha, et siin alumises otsas on sellised konksud. Need konksud käivad siis ideaalselt siia saapanööri taha, et see säär üles ei tuleks, et lumi püksisäärest sisse ei läheks. Ja samuti on need veekindlad ka, et kui ilm on vähe märjem, oled kuskil rabas matkamas, siis ei saa püksid ka läbi märjaks. Ja lisaks on meil siis sellised Hanwagi talvised saapad. Nende link on ka täpsemalt descriptionis. Need konkreetsed Hanwagi saapad on hästi kerged, selliseks pikem oma matkamiseks väga hea ja üldse
Sellel vaatamata, et nad on kerged, on nad väga soojad ja nad on ka Gore-Tex kihiga ehk siis ka täiesti veekindlad. Tahtsin näidata, et kuidas siis ilma räätsadeta siin lumes kõndida on. Vahel ei ole siiski ka räätsades kasu. Praegu vajume räigelt lummega, isegi räätsadega. Lumi on nii pehme lihtsalt. See on kepp. Kus on mu teine kepp? Näitame oma matkamisriideid, et mul on seljas Fjällräveni anorakk, mida ma kandsin nii kevadmatkal, sügismatkal kui ka nüüd talvel. Et see on õhukene, hästi õhuke, lihtsalt tuule ja ilmastikukindel. Ja selle all on mul Fjällräveni sulejope. See on siis kiht, mis hoiab minu keha soojust. Ja siis siin kõige all on Thermowave'i soojapesupluus pika varrukega. Siis alati kaelas on mul puhv, käes estrakindad, hästi paksud. Ja siin all on mul lihtsalt suvakindad, millega saab telefonis olla, sest kui kindad ära võtta siin, siis hakkavad näpud ka külmetama. Ja nende kinnaste pluss on see, et need jäävad käe külge rippuma. On siit kummiga niimoodi hästi mugav. Käerauad. Ja siis sisu käib veel omakorda välja siit, lambavillane sisu. Fjällräveni püksid, taskutega, veekindlad, tuulekindlad. Keitereid ma ei kanna, vaid mul on siit alt jälle saapa paela küljest kinni, et on tugevalt kinni ilusti. Ja siit kõrvalt saab seda pingutada, et on tõesti väga kõvasti kinni ja lumi ei pääse saapasse. Nende pükste all on mul Thermowave'i soojapesupüksid. Jalas on mul Hanwagi talvematkasaatud. Hästi mõnusad, kerged ja seest pehmed soojad. Ka veekindlad siis. Ja saapa sees varvaste otsas on Merino villast sokid. Ja müts on mul ka villane Fjällräveni müts. Kokku on meil 3 riietust. Kui eile näitasime oma magamisriietust, siis täna näitame oma liikumisriietust ja tulevikus näitame veel oma paigalseismisriietust. Need kõik peavad olema erinevad selleks, et oleks soe või et ei hakkaks just palav. Et tihti on inimestel arvamus, et talvel peab olema hästi paksult riides, aga see on vale, sest et kui sa kogu aeg hästi paksult riides, siis sa hakkad ka higistama, saad riided märjaks ja ise võid külmetuda. Ja lisaks on halb see, et kui riided saavad märjaks, siis sa ei saa neid kuivatada. Ehk eesmärk on hoida riided kuivana. Kuidas me siis liikudes riietume, on õhukeselt. All on mul siin Thermowave'i hästi õhuke selline pikakäistega särk. Jalas on samasugused pikakäistega püksid. Pikakäistega? Pika varrukatega püksid. Varrukatega? Pika säärtega püksid. Nii, nüüd läks täppi. Siis siin vahel on mul ka üks fliis, mis on samuti üsna õhuke. Ja siis on peal veel tegelikult õhuke kiht, mis kaitseb tuule ja vihma eest. Tegelikult need kõik 3 kihti on üsna õhukesed mul seljas. Jalas on mul tellipüksid. Nendega ma olen ka matkanud suvel. Siin all on lihtsalt tõesti üks soojapesukiht. Ja ma olen pannud siia siis sellised põlvekaitsmed, mis kaitsevad põlvi külma eest. Need on väga lihtsalt, käivad siit ära. Praegu ei saa ära võtta. Siin on ühesõnaga avaus siit vahelt. Saab neid välja ja sisse panna väga lihtsalt. Mul lihtsalt on keiterid ees. Ja siis on jalas keiterid ja saapad. All on üks paar villaseid sokke, muud ei olegi. Ja peas on selline puhv, millega võib minna näiteks ka panka. Ja mul on ka kindad. Kindad on samuti hästi õhukesed. Need on just sellised toimetamiskindad. Et kui jääd kohale paigal näiteks virmalisi pildistama, siis nendega hakkab külm. Aga pildistada on ikkagi parem, sest nad on suht õhukesed. Tunneb paremini nuppe oma sõrme all ja saab paremini üldse asju teha. Aga paigal jäädes tegelikult hakkab nendega külm. Täna on natuke teistsugune päev. Miks?
esiteks meil tuleb kõige pikem retk ja siis peale seda pikka retke me saame väga mõnusasse majutusse. Esimest korda saame pesta end ja saame sooja. See on meie ainus majutus üldse tegelikult selle reisi jooksul või selle matka jooksul, et Käitu vajus põlvini lumme. Tule siit. Kattis kinni. Ühesõnaga, täna me lähme majutusse Magical Pond, mis on selline, siin on üldse siin piirkonnas ja rohkem põhja pool sellised virmaliste vaatega. Klaasist majakesed. Jah, või igluusi. Saame seal pesta. See on tegelikult üks põhjus, miks me sättisime selle siia. Ainult sellepärast tahtsimegi minna. Ei, me lihtsalt... tegelikult see on ka mega ilus. Kuna me teadsime, et ikkagi ühe korra tahaks ennast pesta, siis me sättime selle majutuse täpselt matka keskele või peaaegu matka keskele. Ja võib-olla seal näeb ka põhjapõtru ja kelgukoeri. Ma tahaks lihtsalt näha neid ja äkki saab nuinutada ka natukene, aga midagi sõita ma nendega ei taha. Aga selleks peame ise astuma hakkama, et me sinna ka ei jõuaks. Põhjus, miks Käitu ütles, et meil tagastee saab hästi pikk olema, on sellepärast, et kelk on nii raske ja siin on nii paks ja pehme lumi, siis selleks, et edasi vedada kelku, tuleb jalgadega suht tugevalt suruda, et nagu mingitki toetuspinda ja nagu siukest tõmbejõudu tekitada. Aga kuna lumi on nii paks, siis sa vajud lihtsalt, astud, surud jala lihtsalt iga kord paksu lume sisse. Ja oli kordi, kus ma mingi võib-olla 5 minutit mässasin, et 3 meetrit edasi liikuda. Ja, seda kulgeski sul taga. Ja, mega raske. Mina olin turbojänes ja tema oli... Aeglane kilpkon. Ei, oli aeglane või? Abitu kilpkon oli tema. Aeglane abitu kilpkon. Ja, et ta võtke komberdas seda taga. Aga nüüd on vähemalt sellest mäest saame alla minna, et võib-olla saab kiiremini. Et meil on nüüd rada ees. Mis on veits täis tuisatud, aga võib-olla tugevam. Aga davai, meil hakkab veits jahe, sest me oleme ju õhukuselt riietunud. Nii et hakkame liikuma. Tegemist. Matkasellid jõudsid nüüd metsast ja tulime puhkama korra ja saame pesta end ja saame sooja ja saame väga luksuslikus kohas ööbida täna. Kuigi ma ei ütleks, et telk ei ole luksuslik. Telk ja telkist vaade on ka omaette luksus, aga siin ta on, kohe näitame sisse. Ja kui 7 päeva on järjest telgis elatud, siis ma arvan, et siseruumis viibimine on päris luksuslik nagunii, olenemata kus siseruumis viibida. Ja nagu ikka, olen mina see ruumtuuri juht, nii et lähme vaatame sisse. Meil on siis majake number 6. Siin on neid hästi palju ümberringi. Aga siis meie esimene väo oli juba ära, aga see on ikka räigelt mõnus. Nagu vaadake seda voodit. Ja kööginurk ja seal on vannituba. Ja vannituba. Ja dušš. Kõige olulisem asi. See vannituba on peale meie pesuskäiku full matkastaffi täis, sest me toome oma asjad siia kuivama. Nii et praegu on meil ilus. Meil tegelikult ongi 3 asja, mida me oskame nüüd eriti väärtustada. See, et saab pesta, see, et saab asjad kuivama panna ja see, et saab asju laadida. Ja tegelikult soe ka. No jah, ja et saab ise ka. Vahest on tore soojas ka olla. Ise ka soojas olla. Siin on meie mõnus korras voodi, aga mujal on segadus. Tegelikult asjad on korras, aga nad on lihtsalt toa peale laiali laotatud. Esimene laadimisnurk. Akupangad laevad, Sony kaamera asjad laevad, värgid-särgid. Siis siin on tehnikanurk. Siia on välja laotatud magamiskotid. Nad ei ole märjad, aga me laseme neil natuke tuulduda ja ikkagi mingil määral kuivada. Siin on jalatsid. Lähme edasi. Siin on meie riided. Parka ka lihtsalt pandud õhkuma siia. Käitu parka. Riided pandud tegelikult tuulduma. Ja kööginurk, siin ka laevad asjad. Siin me kohe keetsime ära vee. Saame süüa Tacticali. Ja siin on meie kuivav telk. See on ainus asi, mis on päriselt märg. Sest et oli meil muidugi lumine ja nüüd, kui me ta siia tõime, siis ta sai märgaks. Ja siin on minu asjad pandud veel tuulduma. Nii magical see Bond meil siin ongi.
kui me siia jõudsime, siis naine seal leti taga pakkus meile restorane või siis kõigepealt ta pakkus õhtusööki nende juures vist. Ja siis pakkus veel restorane siin Rugal ja siis meil on ju taktikalid, et me ei pea kuhugi sööma minema, nii et me naudime siin oma õhtusööki. Oma restorani toitu. Oma restoranis, jah. Kõige mõnus on 5 droonikaadrit teha siin talves. Enam paremaks ei saa minna, muidu külmetan sõrmekesi, nüüd istun soojas. Hummog. Hommikust, mõtlen kommi. Imeline uni oli. Ma olen ühest asjast aru saanud. Isegi talvel ei pea väga palju tegema, aga kui sa ööbid telgis, siis su keha kulutab ikka nii palju energiat, et päeva lõpuks oled sa alati väsinud. Ja varakult tahab magama. Ja. Uni oli imeline, nagu telgis. Sest telgis ei ole halvem magada. Lihtsalt siin on natuke mugavam, sest et keha ei pea mingi lisasoojust tootma või? Ja ei pea võib-olla liiga palju sundasendis olema nagu telgis magamiskotis, sest seal sa väga palju ei saa liigutada end. Aga igatahes väga mõnus oli. Nüüd me lähme hommikust sööma siia peamajja ja siis vaatame edasi. Jäätisu. Üle pika aja näeme päikest, mis on mega tore. Mängime siin natukene lolli. Mina istusin ka kelgu peale. Vaadake, kui härmas kätu on. Meil ei ole süüa, meil ei ole juua. Siin on meie sõbrapäeva magustoit. Ilusat sõbrapäeva. Me heitsime mega suure ja privaatse vetsu.